kuidas on, PP? Ma loodan, et ükskõik kust kohast sa seda praegu vaatad, et sa kirjutad meile chatti, kellega koos sa vaatad. Üks naljakas asi juhtus paar tundi tagasi. Minu isa helistas mulle. Mu vanemad elavad Hispaanias, neid siin Eestis ei ole. Ja isa ütles, et kuule, ema rääkis, et sa oled kell 5 õhtul ETV-s. Mis sa teed seal täna? Ja siis ma pidin talle natuke pettumust valmistama ja ütlema, et Facebook Live ja YouTube Live on mitte ETV. Siis ta ütles, et aga emme ütles, et sa oled ETV-s. Selline lapsevanema pettumus natuke, eks ole. Ja siis ma ütlesin, et ei, et Facebookis, aga vaadake ikka nii, et tere emme issi, ma ei tea, kas te näete mind, kas te vaatate, aga vaatame, kuidas meil siin täna õhtul veel läheb. Äkki jõuame ETV-sse ka. Miks ma siin olen ja mida ma tulin siia tegema? Võib-olla sa küsid seda, mina küll küsin siin enda käest enne, kui ma siia tulin. Üks asi, mida ma tahaks öelda, kui ma seal külje peal seisin ja ootasin oma korda, siis ma mõtlesin, et ei ole mitte ühtegi teist kohta maamuna peal praegu, kus ma tahaks olla. Nii et mul on ülihea meel olla teiega siin. Kui sina oled lugenud piiblit ja just Uut Testamenti, mis on see koht piiblis, kus Jeesus tuleb maailma, sünnib, teeb oma teenimist, elab oma elu, sureb meie eest ja tõuseb taas. See on see osa piiblist. Kui sa seda lugenud oled, siis võib-olla sa oled täheldanud seda, et piibel räägib ka sellisest mehest nagu Risti ja Johannes. Risti ja Johannes tuli tegema teed Jeesusele. Ja see on natuke see, mida mina täna teen. Pärast mind tuleb siia Ragne. Ma teen teed Ragnele. Kuidas siis nii? Ma tulen siia selleks, et teid ette valmistada Ragne läkituseks. Läkitus on iga aasta olnud üks PP osa. Ja miks? Mitte sellepärast, et Sven Joonatan, kes on kogu selle festivali vastutaja, et ta käsib meil seda teha. Läkitus ei ole osa sellepärast, et see on mingi kohustuslik igav osa. See ei ole osa ka sellepärast, et see on iga aasta PP programmist niimoodi Google Docsis kaasa lohisenud ja keegi on unustanud selle maha võtta. See tegelikult on hästi oluline osa PP-st. Aga ma tahaks korraks küsida hästi olulise küsimuse, mida ma arvan, et mõned teist ekraani taga küsivad, mõned meeskonnaliikmed on küsinud. Kas PP on üks suur haip? Oleme hästi ausad, kui me oleme käinud PP-l, siis me oleme ise enda käest vahel küsinud seda või mõelnud, et kas see lihtsalt on üks haip. Siin on hästi ägedad graafikad, siin on väga äge muusika, päris kihvtid kõnelejad ja siis me lähme nagu igapäevaellu ja kõik see äge asi jääb kuskile. Me istume, me kuulame, me vaatame, me oleme kaasas, me ütleme, aamen, jaa, täiega, see oli küll täiega hea. Ja siis me lähme homme pühapäeval kirikusse ja seda enam justkui ei ole. Kas see kõik on siis üks suur haip? Ma mõtlesin selle peale see aasta väga eriliselt sellepärast, et mul oli suur au aidata panna selle aasta PP sisu kokku. Ja me meeskonnas, ma tahan teile öelda hästi ausalt, me istusime kõige esimesel tuumiktiimi koosolekul ja rääkisime sellest, et kuidas teha nii, et PP ei oleks haip. Ja käsi südamel ütlen teile, et me tegime omalt poolt kõik selleks, et maha võtta mingid asjad, mis tundusid haibid, minna hästi sügavuti teemadega, mida me teame, et teid kõnetavad, mis kõnetavad tänapäeva ühiskonda, kristlast ja kogudust Eestimaal. Me tegime omalt poolt selleks kõik. Ja kui ma oleks saanud rohkem teha, palun andke tagasisidet. Aga teine väga suur pool sellest on sinu teha. Sinu teha on see, et kui sa ütlesid, täiega hea, aamen, et sa lähed sellega siis ka oma ellu. Et sa võtad selle siit kaasa ja sa ei jää lihtsalt siia noogutama ja mõmisema, vaid et tõepoolest sa haarad sellest kinni ja rakendad seda. Nii et kui me mõtleme hästi tihti, et kas sellised üritused on haibid, jaa, nad võivad täiega olla, aga me saame ise nii palju teha, et nad ei oleks. Nii et see on minu esimene paljudest tänastest väljakutsetest sulle, on tee kindlaks, et sinu jaoks see üritus, see, mida sa siin kuuled, see, kuidas Jumal sind kõnetab, ei oleks lihtsalt üks haip. Oled sa selleks valmis? Ma tahan loota, et sa oled. Aga miks me siis ikkagi üldse läkitame ja mida see nagu tähendab? Ma väga loodan, et ma panen teid väga mõnusalt valmis selleks, mis saama hakkab. Me läkitame selle pärast, et meie teiega tunneme ühte Jumalat,
kes meid tohutult armastab ja nagu me täna kuulsime, siis vahel isegi kristlastena me ei oska üksteist hästi armastada, me ikka saame haiget. Ja nagu me teame kõik väga valusalt, meie maailmas on inimesi, kes otsivad rahu ja nad otsivad armastust. Meie käes on see, sest me tunneme Jumalat. Me tahame teid läkitada välja oma diivanitelt, oma kodudest, oma noortekatest, isegi oma kogudustest, ellu elama seda, mida te usute. Me tahame, et see ei jääks ainult teie sisse, sest see kõik on väga äge ja Jumal on muutnud meie elusid ja see on üks suur au ja kiitus temale, mida me peame selle eest tooma. Ja ta on, ma usun, meid kõiki väga palju toetanud, tervendanud läbi meie elude, aga me tahame seda viia ju ka välja. Me tahame ju, et ka meie vanemad, et ka meie sõbrad, et ka nemad tunneksid end armastatuna tõelise Jumala poolt. See on see, miks me läkitame. Mitte kogemata, mitte tülpimusest, mitte sellepärast, et see peab olema osa ühest kristlikust konverentsist, vaid päriselt selle jaoks, et inimesed kogeksid Jumalat meie ümber. See on see, miks me läkitame. Aga nüüd sa mõtled küll, et okei, hästi äge, teil on seal hästi kihvt olla, tahate meid läkitada, tahate, et me läheks välja. Kas te üldse teate ka, mis seal väljas toimub? Kas te teate, mis maailma te meid saadate? Paneks ühe slaidi, mis võib-olla aitab meil... Ma ei teagi, mida ta aitab meil. Mitte hingata. Ma ei tea, kas mõni nendest asjadest, mida sa praegu ekraanil näed, on sind see aasta mõjutanud. Mind küll on. Ma arvan, et esiteks ma näen seal 2 aastat kriisi, fake news. Suurelt on ühe korra veel ikkagi kriis. Kas teate, et me oleme 2 aastat kriisis elanud? Võib-olla sa ei tunneta seda iga päev, aga kriisis on inimese mõtlemisvõime, reaalsustaju, tempo, tema sees ja väljaspool hoopis teistmoodi. Ja meil on seda 2 aastat olnud ja lõppu praegu veel ei paista. Ükskõik, mida sa ka ei usuks, siis kriisis oleme me endiselt ikkagi edasi. Ehk siis me läkitame teid sinna või? Nalja teete või? Aga kuidas me isegi siis saaksime hakata Jumalat teenima, kui me kõige selle poolt oleme mõjutatud, mida me just nägime? Ma tahaks korraks tuua siia sellise slaidi nagu hinga. Me kuulsime Kaarli käest täna, et valu on väga loomulik ja isegi osati vajalik osa meie elust. Ja see on väga hea uudis. Sest ma usun, et need kõik mõjutused, mida me seal slaidil nägime ja neid on kindlasti veel rohkemgi, need vahel lihtsalt murravad meid maha. Ja teate, ma tahan teile öelda, et see on ka okei. On täiesti okei, kui sa ühel hetkel ütled, et ainuke asi, mida ma täna suudan teha, on lihtsalt hingata. Ja ma rohkem ei jaksagi. Aga ära siis unusta hingata. Võta see hetk. Hinga, sest seda kõike on väga palju. Minu esimene soovitus teile selle sees on hinga. Järgmisena, hoia iseend ja hoia teisi. Minu elus on olnud hästi palju neid hetki, kus ma olen tahtnud oma usust lahti lasta ja Jumala juurest eemale minna. Esimene, mis mulle meelde tuleb, on siis, kui ma lõpetasin ülikooli. Ma olin 4 aastat Ameerikas õppinud ja kui ma ära lõpetasin, siis ma ei teadnud, mida oma eluga enam edasi teha. Ma tunnistan ausalt ülesse, ma olen selline karjäärinaine seda tüüpi ja mul oli mõte, et ma pean kuskil hästi kaugele ja kõrgele juba jõudma. Mu esimene töökoht pärast ülikooli peab hea olema, siis ta näeb CV peal ka nagu väga hea välja ja siis see launchib mu sellise karjääri ja siis ma tõusen ja see on hästi äge kõik. Ja ma tulin Eestisse pärast seda ja ma olin täielikus kriisis. Mul oli depressioon, ma ei teadnud, mida edasi teha, mitte ükski töökoht ei kõnetanud mind. Mulle pakuti koguduses teenimisvõimalust, millele ma lihtsalt pidin ära ütlema, sest et mu sees ei olnud absoluutselt mitte mingit rahu. Ma mäletan, ma läksin tookord oma pastori juurde ja ütlesin, et tead, mul on selline tunne, et ma pean koguduse teenimisest ära tulema ja oma töölt ära tulema. Ja ta vaatas mind sellise mureliku näoga, ütles, et ma ei ole kindel, kas Jumal ikka, oled sa kindel? Ja me palvetasime koos ja see oli tõesti väga raske aeg minu jaoks. Ja siis, mis mind sellel hetkel tegelikult aitas, oli see, et mu isa helistas mulle hästi suvalisel hetkel ja ütles, et ma ostsin sulle 1 otsa pileti, tule koju ja puhka. Ja see
tunne, ma arvan, et iga laps tahab, et tema vanemad oleksid uhked ta üle. Ja mina mõtlesin, et mul oli lihtsalt nii piinlik. Ma olin 4 aastat olnud Ameerikas õppinud. Kindlasti mu vanemad ootasid, et mu esimene töökoht on olla Eesti president ja siis sealt veel aina tõusta edasi ja edasi. Piire pole, taevas on piiritu, lihtsalt jookse, tõuse, mine hästi kaugele, kõrgele, me oleme su üle hästi uhked. Ja siis nende tütar ütleb, et ma ei jaksa üldse midagi teha, ma tulen töölt ka ära. Ja ma läksin nende juurde ja tegelikult asi läks hullemaks. Ma ise kirjeldasin oma sõpradele sellel hetkel, et ma tunnen, ma olen suremas. Ja mu ema ütles mulle, et Simona, sa oleks justkui nagu hääbumas. Ma tahtsin minna Jumala juurest kaugele ära, sest ma mõtlesin, et kõik on kokku varisenud ja ma ei taha enam. Teine kord, kus ma tundsin sellist tunnet, oli siis, kui ma avastasin ühel hetkel, et need sõbrad, kellega me olime koos kirikus üles kasvanud, on kõik ära läinud ja ma jäin kirikusse täiesti üksinda. Osad nendest ei ole ikka veel Jumala juurde tagasi tulnud ja ma ütlesin Jumalale, et this is not what I signed up for. See ei ole see, mida ma arvasin, et ma sinuga koos Jumal saan. See oli mu pere, see oli mu kodu ja nüüd ma olen üksi, ma ei taha enam. Mul ei ole kunagi olnud seda kahtlust, et Jumal on hea ja et ta on olemas. Aga so what on vahel mul küll tulnud pähe. Mis siis? Üli suva, et ta on olemas, üli hea, et ta on olemas. Tore, et ta on hea, hästi kihvt, aga mul on nii suva, ma ei jaksa enam. Ja mis on mind kinni hoidnud nendel hetkedel on Jumal. See ei ole mina, minu usk ei ole hästi võimas, äge, kihvt. Vaid see on Jumal, kes ei ole lasknud mind ära. Ja vahel ma olen öelnud talle, et ma ei taha sind enam. Ja ta ikka jookseb ja ta ikka tuleb. See on meie Jumal. Ma tahaks rääkida ühest müüdist sulle. On üks müüt, mida usud sina ja mida usun mina. Ja mida sina ja mina levitame ka veel. Ja siis me elame selles valus tegelikult. See müüt on see, et kui meie elus midagi muutub, kui meil tulevad uued kohustused, siis meil ei ole üksteise jaoks enam aega. Ma tervitaksin siinkohal sellist tüdrukut nagu Anneli Rand. Ma loodan, et sa vaatad. Tšau. Me ükspäev rääkisime sinuga Balti jaama juures. Ja ma tegelikult ei ole sinuga seda enne kooskõlastan, nii et tore üllatus sulle. Aga me rääkisime sinuga ja ma küsisin su käest erinevate inimeste kohta, et kuule, kas sa temaga oled suhelnud ja kas sa tead, kuidas temal läheb? Ja siis me koos hakkasime mõtlema, et jaa, muidugi, tema läks ju magistrisse, tema abiellus, tal tuli teine laps. Neil kellelgi ei ole aega enam. Muidugi neil ei ole aega. Muidugi me ei saa enam minna kuskile chillima, käia jalutamas. Neil lihtsalt ei ole selleks aega enam. Ma läksin koju sellest vestlusest ja ma olin hästi kurb. Ja ma sain aru, et see tegelikult on üks suur vale ja müüt, mida me levitame ja milles me elame. Näiteks hiljuti Sven Joonatan, keda te olete siin ekraanil ka näinud, sai isaks, mis on tähistamist väärt ja üliäge uudis. Ja muidugi on täiesti selge, et Sven Joonatanil ei ole enam sellist aega, nagu tal oli enne. Mina ise hiljuti 4 kuud tagasi abiellusin. Ka üliäge. Ja muidugi ma pean tõdema, et kuigi selline elumuutus mul oli, eks ju, mul ei olegi enam nii palju aega, nagu mul oli enne. Ma hiljuti läksin ka magistrisse õppima ja mul tõepoolest ei ole nii palju tunde päevas ja päevi nädalas, et saada oma sõpradega nii palju kokku nagu enne. Aga mis on tõsi Sven Jonatani puhul, mis on tõsi minu puhul ja kõikide teie puhul ka, on, et kui sellised elumuutused ja suured asjad meie elus on, siis me vajame üksteist ja kogukonda rohkem kui enne. Kuigi meil ei ole seda aega, võib-olla tundides ja minutites ja päevades, siis me üksteist vajame rohkem. Ehk siis minu järgmine väljakutse sulle on see, viska see müüt maha. Kui sa tabad ennast ütlemast iseendale, et ma just abiellusin ja sellepärast mul ei ole aega, kanna see maha, või küsi abi oma sõprade käest. Ütle neile, et sa oled üksi, ütle neile, et sa vajad neid, ütle, et sa tahad nendega koos olla. Isegi kui sul ei ole tundides seda sama aega, mis sul enne oli. Ja teiselt poolt teie, kes te teate neid inimesi, kes on elu muutustes, nad väga vajavad teid. Sven Jonatan tegelikult väga vajab, et me küsiksime ta käest, kuidas sul läheb. Et me vahel helistaksime talle, ütleksime, tead, ma palvetan teie eest. Me oleme koos teiega. Isegi kui mul ei ole võib-olla enam aega Sven Jonataniga kohvikus 3 tundi istuda, mul on need 3 minutit talle helistada ja öelda, et te olete nii tublid lapsevanemad. Nii et minu väljakutse teile on see, et ärme usu seda, et me vajame üksteist vähem või kuidagi me vajame sellist üksindust ja eraldatust, kui meie elus on suured muutused, me vajame üksteist veel rohkem.
mida me veel saame teha selles keerises ja selles maailmas, nendes asjades, mis meid mõjutavad? Kuidas me saame minna läkitatult välja ja teenida Jumalalt? Hoia end ja hoia teisi. Hoia iseennast. Läbipõlemine on väga suur probleem Eesti kristlaste seas. Kas sa oled kogenud kunagi seda, et sa ütled jah oma pastorile või noortejuhile ja siis järsku sa avastad, et sa ei saa koolis enam nii palju käia, sest sul on mingid teenimisasjad ja su vanemad ei näe sind enam nii väga ja su sõbrad ei näe sind enam nii väga, sest sa juba ütlesid jah sellele ja kuna sa seda nii hästi ju tegid, siis sa saad ju seda ka teha ja siis kuna sa siin kõnelesid nii tublisti, siis tule siia ka kõnelema ja kuule, aga sa laulsid nii ägedalt, palun tule laula siin ka, lihtsalt Jumal tahab nii väga kasutada sind. Ja see on kõik kindlasti tõsi, aga palun hoia ennast läbipõlemise eest. See on väga tõsine asi, mis meiega võib kogudustes vahel juhtuda. Pea piiri. Ja minu väljakutse noorte juhtidele, pastoritele ja juhtidele on see, et kui noor ütleb teile, et ma ei jõua, ma ei jaksa, siis ära küsi väga palju täiendavaid küsimusi. Et see noor ei peaks hakkama ennast õigustama, et ta ei peaks hakkama vabandama. See noor kindlasti juba tunneb ennast väga halvasti, et ta pidi ei ütlema. Ja kindlasti ta kuskil juba jõudis ka ära nutta, et appikene ma pean ära ütlema, kuidas ma julgen. See noor juba kindlasti mõtles kuskil, et appi, aga kui ma ütlen selles kohas ära, kas mind enam tahetakse ja kutsutakse tagasi. Kui noor ütleb sulle, et tead, ma vist ei jaksa, ma vist ei jõua, ära küsi, et aga mis sul siis on? Ma hiljuti ütlesin ühele asjale ei ja mulle öeldi vastuseks, aga mis sul siis on? Mõtlesin, päriselt ma pean hakkama sulle nimekirja koostama. Ärme tekita selliseid olukordi, see on hästi ebavajalik. Enesehoid on väga-väga oluline tänasel päeval, eriti kus meil on eraldatus, kus me võib-olla ei ole üksteisega ühel meelel, nii nagu me oleme kuulnud. Ma julgen soovitada 2 asja, mida ma olen ise proovinud. Üks on sõbralt sõbrale nõustamine. Google'da seda, sa leiad sealt nõustajaid, kelle juurde sa saad pöörduda. Väga hea on see, kui sul on psühholoogi nõustaja, kellega sa saad koos oma elu natuke reflekteerida. Väga soovitan. Ja teine asi on peaasi.ee, kus on tasuta nõustamine alla 27 aastastele, kaasa arvatud tegelikult 27. Pöördu sinna ka, kui sa tahad. Ja need võimalusi tegelikult on veel. Aga hoia ennast ja räägi inimestega. See võib olla su pastor, see võib olla mentor. Kusjuures mentorlus ei pea enam olema meie oma linna või koguduse piirides isegi. Mul on mentoreid, kes on minu ülikoolis Chicagos, kus ma käisin. Ja me vahel suumitame koos ja räägime. Et see on väga okei. Ärme jää kinni nendesse piiridesse. Mis ma veel oskan öelda? Teeni rahulikult. See käib natuke kokku sellega, mida ma enne juba ütlesin, et ära põle läbi. Sa saad ise nii palju teha selleks. Õpi ära ütlema. Ja teiselt poolt teie juhid, ma loodan, et õpivad teie äraütlemisi ka vastu võtma. Kui ma olin Hispaanias ja tundsin, et ma reaalselt olen suremas, väga dramaatiline, aga päriselt, kui te loeksite minu päevikut sellest ajast, siis see on hästi morbiidne. Aga see oli tõesti raske aeg. Ja ma olin eemal Eestist ja ma olin eemal oma kogudusest. Ma ei käinudki sellel hetkel koguduses, sest seal ringkonnas lihtsalt ei olnud ühtegi. Mida ma tegin oli see, et ma koostasin palve nimekirja ja ma palvetasin inimeste eest. See oli ainuke asi, mida ma suutsin teha. Olla Jumala ees ja hüüda appi tema nime. Nii et nendel hetkedel, kus sa tunned, et on raske, sellel hetkel, kus sa tunned, et sa tegelikult vajad seda hingetõmmet, teeni rahulikult. Võib-olla see ongi palve, mida sa suudad teha, see on väga okei. Aga tee seda. Ära jäta täiesti tegemata. Teeni Jumalat ja teeni inimesi enda ümber, aga tee seda rahulikult. Me ei pea tormama. Teeni nii, et sa ei tee seda oma jõuga, me ei saa oma jõuga hakkama. Ära toetu ainult iseendale. Toetu Jumalale ka. Ja viimaks, Jumal on alati sinuga. Ükskõik, mis ka ei oleks. Jumal on sinuga koos. Ma tean, et ma olen üle aja. Kertu Lilleorg juba kõigub seal teisel pool ekraani, ma näen. See kõikumine võib-olla tähendab, et ma peaks lõpetama hakkama. Kuna ma olen teoloogiat õppinud ja õpin praegu ka, ma ei saa ilma piiblita. Ja ma tean, et Helina ja Vahur on teinud hästi palju tööd, et meil oleks piibliäpid, aga ma ei tea, mis peaks juhtuma, et ma ühel hetkel kasutaks piibliäppi, sest mina ei suuda, minu jaoks on see paberversioon ikka see, mitte et ta oleks õigem, aga lihtsalt see on kuidagi ikkagi nagu see, mis peab olema. Nii et ma julgustan sind lugema piiblit, jooni seda alla, tee siia märkmeid, kirjuta siia juurde hästi julgelt.
ma tahan meie kõigi üle õnnistusena lugeda Psalm 34 ja siis te kuulete, kui karismaatiliselt võib lugeda piiblit üks nelipühilane. Ja pärast seda ma palvetan ja siis tuleb Ragne. Ja Ragne ajal ma tahaks väga julgustada sind mõtlema selle peale. Ragne ajal ma tahan julgustada sind mõtlema selle peale, mis on sinu järgmine ususamm, kuhu Jumal sind on kutsumas. Ära jäta PP-d haibiks. Võta siit kaasa midagi, mida Jumal kutsub sind tegema. Psalm 34. Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus. Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi. Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tema tõmbas mu välja kõikidest mu kitsikustest. Kes tema poole vaatavad, need säravad rõõmust ja nende palgele ei tule mitte kunagi häbi. Siin see armetu hüüdis ja Issand kuulis ja päästis tema kõikidest tema kitsikustest. Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab nad. Maitske ja vaadake, et Issand on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Kartke Issandat, teie tema pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole mitte millegist puudust. Noored lõvidki väsivad ja on näljas, aga kes Issandat otsivad, neil ei puudu mitte midagi head. Tulge lapsed, kuulake mind, ma õpetan teile Issanda kartust. Kes aga oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga. Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole. Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus. Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõikidest nende kitsikustest. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt. Sina, kes sa täna oled murtud südamelt, Issand on sinu ligi. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Veel üks kord. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja ta päästab need, kellel on rusutud vaim. Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand tõmbab ta välja kõikidest nendest. Ta hoiab kõiki tema luid ja liikmeid ja ükski nendest ei murdu. Kurjus surmab õela ja need, kes vihkavad õiget, mõistetakse süüdi. Issand lunastab oma sulaste hinge ja süüdi ei mõisteta ühtki, kes tema juures pelgupaika otsib. Kallis Jeesus, aitäh sulle sinu armu eest. Aitäh, et sa ei jäta meid mitte kunagi üksi. Vahel me saame haiget ja vahel me saame üksteise peale vihaseks. Vahel me usume nii tugevalt, et me ei suuda üksteist enam kuulda või mõista. Aga armuline Jumal, kui me kisendame ja hüüame sinu poole, siis sina kuuled meid. Sina päästad meid ja tõmbad meid välja. Sa aitad meil elada armastuses ja usus ja usu läbi. Sinu käest tuleb meie pääste ja tugi. Sinu pojast meie pääste. Jeesus, sina tõstad meid ülesse. Aitäh sulle, Jeesus, et siis isegi kui meie enam ei jaksa, siis sina oled seal. Sina läkitad meid välja oma nimes, Jumal. Ja sa annad meile varustuse ja tarkuse, mida me vajame sinu teenimiseks. Jumal, sina oled siin praegu, siin stuudios, aga iga ekraani taga, igas kohtumispaigas, kes iganes praegu palvetab koos meiega. Sina oled siin ja sina oled meiega. Palun kõneta meid, palun läkita meid. Sinu nimes me palume seda. Amen. Usk on loodetava tõelisus ja nähtamatute asjade tõendus. Kas me juba teame, mis see lootus on? Me oleme sellest rääkinud eilsest alates. Kas sinul on selge? Kas sina tead, kus on sinu lootus või mis asi see üldse on see lootus, mille peale me siis peame vaatama? Ja mis asi on see tõde? Me ütleme usu läbi. Usu läbi mida? Usu läbi me oleme siin. Usu läbi
me käime pühapäeviti kirikus. Mõni väga usu läbi, mõni traditsioonist, aga siis võib see ka olla usu läbi. Usk. Mis see on? Lisette rääkis meile eile õhtul, kes üldse on Jumal. Ütlesime, et usk on selleks, et toetuda Jumala peale. Selle Jumala peale, kes on püha, kes on armastav, kes päästab, kes annab selle tõe. Täna hommikul me alustasime mõtetega, et Jumal, me vajame seda usku. Me vajame seda usku nendes valudes ja meil on vahel valus. Ja isegi usus meil on eriarvamus. Mis on meie lootus siis? Me rääkisime, tegelikult me alustasime täna hommikut nii nagu need sportlased või kuidas see Siret oli, et andsime seda teistele ka märku, et sportlased alustavad oma päeva palvega. Ja meie ka seda tegime ja me vaatasime piiblisse ja siis me vaatasime, mul on ka siin paberpiibel. Sellepärast, et ma ei olnud päris kindel, missuguseid lugusid ma täna kasutama hakkan ja sellepärast vaatasin, mu eeltöö on paar aastat olnud, et mõned asjad on highlightitud, kui mul juhuks peaks vaja minema, et siis Jumal on juba kõnetanud nende lugude kaudu. No igaks juhuks võtsin paberpiibli. Aga igatahes me hommikul rääkisime siis Heebrealastele 11 ja see oli üks tööriist tegelikult, mida me tahtsime teile anda edasi. Et me õpiksime, kust me leiame üldse selle usu. Tihtipeale, mina olen tegelikult, ma olen ülistusmissionär. See on 2 terminit, mida mittekristlased ei tea. Esiteks, ülistus tähendab andma au Jumalale, siin me hästi lühikesest öeldud. Ja teiseks, missionär tähendab seda, et minu töö ongi teenida Jumalat ja kogudust. See tähendab seda, et keegi mind välja läkitanud, nii nagu mina tahan täna teiega teha, nii et kes teab, äkki saate missionärideks. Igastahes, keegi on mind välja läkitanud Amsterdamist, et mina täna siin saaksin olla ja kõnetada ja et ma saaksin igapäevaselt tegeleda sellega. Aga mitte kõik ei ole selleks kutsutud, lihtsalt ütlen. Sest mõnel on oluline töö olla väljaspool kogudust, teha seda tööd. Nagu Helina hommikul ütles, et mõni on kutsutud tisleriks, Neemo. Mõni on kunstnik ja mõni on kutsutud selle jaoks. Aga igastahes tuleme tagasi nende hommikuste tööriistade juurde. Usk. Ja lootus. Lootus pole lihtsalt soovmõtlemine. Lootus on vili, mis kasvab, kui teda kasvatada. Me vajame selleks erinevaid tööriistu, nagu oleme ka korduvalt juba maininud. Mis need tööriistad on? Ma nimetaks kõige esimesena Jumala kuulamist. Need on kõik siit täna juba läbi käinud ja eile ka. Jumala kuulamine, piibli õppimine ja sellel mediteerimine, mis tähendab seda, et me loeme ja püüame sellest aru saada, me õpime. Need distsipliinid, mida me korduvalt teeme. Palvetamine, Jumala kuulamine, koguduses osaduses olemine, õppimine. Ülistusjuhina kuulen ma tihti nendest tunnete teemadest palju, sellepärast et muusika muudkui toob meie tundeid esile. Aga Jumal on loonud meie tunded ja Jumal on loonud meie teadmiseid ja usuks on meil mõlemat jalga vaja. Mõni tuleb usule selle läbi, et ta kogev Jumalat. Ja teine tuleb usu läbi, sellel nädalal just ma kuulsin lugu, kus keegi oli väga skeptiline Jumala suhtes ja võib-olla sina oled ka, tere tulemast. Oli väga skeptiline Jumala suhtes ja ta mõtles, et ta kohtus esimest korda kristlasega ja ta ütles talle, et mõtles, et ma nüüd näitan, et mis tegelikult need õiged faktid on. Aga juhtus niimoodi, et tegelikult hakkas uurima veel kord ja otsima neid teadmisi sellest Jumalast, kellest see imelik kristlane rääkis, võib-olla usuhull isegi. Aga tänaseks ta on kristlane, tänaseks ta on pastor, tänaseks ta teenib kogudust, sellepärast et ta otsis. Aga mulle väga meeldis, mis ta ütles, oli see, et teadmistest need olid olulised, aga tegelikult on vaja Jumala kogemist ka.
ja kui sul on olnud Jumalaga kogemus, siis selleks, et usus püsima jääda, meil on ka vaja teadmiseid Jumalast. Ja need tööriistad, nagu palvetamine on täna mitmel korral läbi käinud, me vajame ühtsuseks palvetamist. Meil on vaja palvetamist, et usus püsida. Meil on vaja piibli lugemist, et usus püsida. Meil on vaja teisi inimesi, et usus püsida. Vaatame korra seda slidot, mis teie ise kokku olete pannud. Mis on need kogukonnad, kus teie olete osa? Vägev. Seal olid kogukonnad, seal olid DNA, seal olid pühapäevased teenistused. Kui te vaid näeksite neid pinksaid, mõnusaid nägusid seal ekraanide taga. Meie produmeeskond, jess, see on see sama slido. Okei, siin on teie tulemused. 83% inimestest, kes te olete vastanud on siis 63. Tuleb ikka uurimisülesannetest neid ütelda, mitu on vastanuid ka. Aga enamikul teist on siis teenistus ja kogukond, kus te regulaarselt osa olete. Mitmed teist käivad noortekatel. Osaduslik sõpruskond, kellega veedan väga aega väljaspool eelmainitud. Mõnel on kodugrupid, DNA-d, muu osaduslik keskkond ja palvegrupp. Kas palvegrupil, kas ma lihtsalt ei näe seda või ei ole kellelgi palvegruppi? Meeskond? Appi? Päriselt või? Kas nagu ongi 0 või? Okei, aitäh. Muu osaduslik keskkond ja loen kellegagi koos piiblit, seda ka väga ei ole. Okei. Kas te teadsite, et piibel on kirjutatud mitmele inimesele korraga? Aga kui ärge pange tagasi, aga kui me vaatame seda listi, kas mitmel inimesel on grupp, kellega ta piiblit loeb? Meil ei ole slidot selle jaoks, aga võite stuudios ja omavahel, kus te olete, mõtelge, et kas teil on kunagi olnud sellist piibligruppi, kellega te koos arutate? Kui te saate inimestega kokku, meil on eriarvamused ja siis te tulete kokku, loete piiblit ja siis saate aru, et me saame piiblis ka erinevat moodi aru. Aga siis me palvetame ja siis me otsime seda ja siis kuule, mis sina siit said? Kuule, mis sina siit said? Kuule, mis sind kõnetas? Mis sind kõnetas? Vau! Piibel on juba laiem, soovitan. Igastahes, tehke piiblgruppe, tehke palvegruppe, need on väga olulised. Me oleme lugenud eelkäijatest. Me oleme lugenud Noa loost. Ma pean teile üles tunnistama. See on minu süü, et me räägime heebrealaste kirjast täna. Sorry. Tõenäoliselt enamik või osa teist, kes te vaatate seal ekraanide taga, siis ka mina olin samamoodi oma toas. Ma istusin kusjuures nagu põrandal. Ma ei saa teile, ma istusin põrandal, mul oli piibel, mul oli märkmik. Ja ma mõtlesin, et Peep, tea, kas ma tahan seda juhtida. See on nii suur ju. Palju suurem kui mina ja palju suurem kui 2 inimest või meeskond. Aga ma palvetasin, lugesin heebrealastele kirja ja ma loen sealt Noa lugu. Jumal andis Noale ülesanne ehitada midagi endast palju suuremat, teadmata, miks ta seda loeb, miks ta seda peab ehitama. Oli kõrb. Kujutage ette mõnusat eestimaist suve ja sa oled kuskil Kesk-Eestis. Ei ole merd ja ei ole järve ja ei ole jõge. See on lihtsalt kõrb, ilus Eesti suvi. Ja siis keegi ütleb, et sa pead ehitama laeva. Siia. Mida? Aga Noa, uskudes Jumalat, olles kindel Jumalas, sellegi poolest tegi seda. Ta tõenäoliselt nägi natukene narr välja, usuhull isegi ehk. Ja siis ta ehitas selle laeva. Ja siis tuli aeg ja seda laeva läks vaja ja ta ei teadnud, miks see on. Me mõtlesime teie peale, noored. Ja me mõtlesime, mida teile vaja on.
see on laev? Või on see äkki rääkida sellest, et kuidas täna sellisel isoleeritud, raskemal, sellises eriarvamuste ajas hakkama saada? Kuidas varustada teid nendeks usutegudeks, uskuma üldse alguses juba? Meie kultuur ütleb meile, et me saaks ise hakkama. Me umbes tunneme seda pinget, et ei tohikski öelda, et küsi abi. Õnneks on meie seltskonnas ka inimesi, kes julgevad seda ütelda ja kes reklaamivad seda. Meie kultuur justkui ütleks meile, et meil on midagi kogu aeg vaja saavutada. See ütleb meile, et meil on kogu aeg vaja projekte ette võtta ja kuhugi jõuda. Aga tegelikult me ju vajame üksteist ja me vajame Jumalat. Aga selleks on ka usku vaja, et me saaksime sellega hakkama. Te olete täna juba tegelikult minu lugu kuulnud. Te olete kuulnud minu lugu paar tundi tagasi. Kirli luges selle ette. Ma olin Jumala peale pahane. Ja minu kogudus, kus ma pidin kasvama ja ma kasvasingi, läks lõhki. Minu kogudus oli minu oluline osa selles usuloos. Nendega koos ma läksin läbi depressiooni ja läbipõlemise. Nendega koos ma avastasin üldse veel rohkem, kes Jumal on. Aga siis me läksime katki. Ja mis veel natukene iroonilisem on, et see sama kogudus saadab mind missionäriks. See sama kogudus, meid oli kuskil 200 inimest ja ma tõepoolest siiani armastan neid väga. Ja ma olen neile tänulik iga õppetunni eest, iga kallistuse eest, iga julgustuse eest. Ma täna siiamaani palvetan koos nendega ja küsin nende käest nõu. Isegi kui nad on erinevatest kohtadest. Aga see sama kogudus ütles, et jah, me näeme, Ragne, et sinus on see potentsiaal ja mine Eestisse. Mine ja tee seda, milleks Jumal on siin ette valmistanud siin meie seas. Mine Eestisse. Ma jõuan Eestisse, mitte keegi ei tunne mind. Ma ei olnud väga, isegi oma noortegrupist väljaspoole, ma ei käinud seal väga. Ma muidu Põltsamaalt tervitused sinna. Keegi ei tundnud mind, ma tulen Eestisse, ma tulen missionääriks, et töötada siis Eesti kiriku ülistajatega. Aga kui keegi sind ei tunne, kuidas sa töötad nendega, aga Jumalal on omad viisid, omad lood ja ma ei hakka teile pikalt sellest rääkima, aga Jumal teadis. Siin, kui ma tulin Eestisse, ülistusalfal on tänaseks käinud 600 inimest, 600 muusikut. Ja see on tänu sellele katkisele kogukonnale täna. Kellest sai katkine kogukond. Aga see 600 inimest on käinud täna ülistuskursusel sellepärast, et nemad saatsid mind siia. See kogudus maksis selle kinni. Aga siia ma tulen, inimesed on kohe kursusel ja ma mõtlen, Jumal, mis sa tegemas oled. Ja samal ajal nädal aega hiljem, kui ma tegelikult Eestisse tulen, ütleb mu pastor, et sorry. See kodukoht, kus sa pidid tulema Hollandisse nagu tagasi julgustuseks, seda enam ei ole. Kuidas? Ja siis ma mõtlesin, Jumal, et sa saadad mind tegema sinu tegusid. Samal ajal mu perekond kodus nutab, ma saan telefonikõnesid ja asju, mida sa teed ja ma ei tea, mis ta teeb. Aga see sama kogudus tegelikult mõjutab täna neid muusikuid, kes on käinud sellel ülistusalfa kursusel ja veelgi enam. Ma loodan. Ma olen nii tänulik. Nagu Kaarel ütles, need valukogemused õpetavad meid ja need head kogemused ka õpetavad meid. Aga sellepärast ma olen nii tundlik, kui koguduses midagi toimub. Ma olen nii tundlik, kui keegi julgeb nähvata teisele inimesele. Ma ei salli seda. Me vajame üksteist.
me vajame armastust, me vajame saada küpseks ja küpseks me saame üksteise keskel koos palves, piiblit lugedes, armastades üksteist ja uskudes, et see, kuhu Jumal meid saadab, on palju suurem, see on suurem laev, milleks me isegi ei tea, milleks see vaja on. Ma olin nõus seda PP-d juhtima, sellepärast et Jumal on palju suurem ja see on palju suurema tähendusega. Minu küsimus täna sulle on, mis on sinu elus see, mida sina ehitama pead? Mis on täna sinu usutegu? Ja mina mõtlesin ka, et mis on need usuteod minu ümber? Mis on need usuteod minu ümber? Ja ma kirjutasin need ülesse. See on kursaõde, kes julgeb koguduses küsida raskeid küsimusi, ka siis, kui ta on olnud läbi käinud kaotuse ja trauma. Usujulgus on see, kui mu üks sõbranna, mul on pilt silme ees ja mäletan neid sõnumeid, kes hoidis kinni Jumala headuse lubadusest ka siis haigla seinte vahel olles. Usujulgus on minu jaoks noor, kes uskudes otsib Jumala tahet oma elus ka siis, kui Jumal ei teinud imetegu, et tema unistus teoks saab. Minu jaoks usutegu on grupp noori, kes julgevad Jumalat otsida ja alustada millegi täiesti uuega. Et luua keskkonna, kuhu kutsuda oma sõpru ja jagada sellest, kes Jeesus on ja mida ta teeb. Minu jaoks usujulged teod minu ümber on näiteks noor, kes depressioonile vaatamata täna usub ja loodab sellest välja tulla ja astub voodist välja. Minu jaoks usujulged teod on need, kes on haiget saanud, kui nad võtavad aega, et terveneda. Käia psühholoogi juures. Simona rääkis sellest. Ja nad otsivad mentoreid ja jagavad oma kaotusi kogukonnaga. Minu jaoks usujulged teod on need, kes julgevad oma unistused Jumalale ka üle anda ja ka nendest loobuda. Uskudes, et Jumal armastab neid nõnda palju, et Jumal tõepoolest kannab hoolt ka nende kõige sügavamate südameigatsuste eest. Usujulged teod on nendel, kes julgevad jagada Jumalast selles maailmas, kus tõde muutub järjest ähmasemaks. Ja usujulged teod on need, kes julgevad teha otsuseid ja pühenduda perekonnale, kogukonnale ja teenimisele, kus Jumal neid täna asetab. Usujulged teod teevad need, kes on avatud, et Jumal neid vormiks ja muudaks. Kes paluvad palveid, et Jumal tunne ära mu süda ja tee see puhtaks. Jumal muuda mind, vormi mind. Nad on valmis proovida elada teistmoodi, kui nende vanemad seda tegid või kui nende sõbrad. Need on need, kes astuvad välja ja seisavad nõrgemate eest. Need on need, kes võtavad kaalukalt vastu väljakutseid, mida nad pole kunagi varem teinud. Need on need, kes on valmis andma au ja edukuse kellelegi teisele, kuid nägema vaeva ühise visiooni nimel. Need on need, kes on ustavad jätkama tööd, mille tulemust nad kohe ei näe, aga teavad, et ühel päeval see tasub ära. Me vajame usujulgeid tegusid. Me vajame sind, et sa teeksid usujulgeid tegusid. Ja võib-olla sa tunned ära ennast nendes punktides, nendes usujulgetes tegudes, mida mina enda juures näen. Aga ma usun, neid on veelgi palju rohkem. Ma usun, et me oleme kutsutud suuresti kaevama. Jumal, sina, kes sa mind armastad, õpeta mind ennast tundma. Ja me oleme juba loodud Jumala näoliseks. Kui me astume Jumalale järjest ja järjest lähemale, saab meie kõige parem esile tulla, sest me oleme kõige turvalisemas kohas üldse, selles imelikus ajas, kus me elame. Ja Piibel ei õpeta meile, et me võidame kõik lahingud. Aga Piibel õpetab meile, et Jumal on see, kelle käes on ülim võit. Ülim võit on Jumala käes. See, mis me teeme siin PP-l, on meie väljendus sellest, kuidas me oleme kõndinud Jumalaga enne. Ja sellepärast täna on meil 5. sessioon, aga 6. sessioon tuleb ka. Ärge minge programmi otsima või kava.
see 6. sessioon on homme, kui me läheme oma kogukonna keskele, keda me oleme kutsutud hoidma, kellest osa olema, kellega koos avastama veelgi enam. Ma usun, et me kunagi ei leia, me kunagi ei jõua sinna punkti, kus me ütleme, et nüüd me tunneme Jumalat nagu täiesti. Ma usun, et me oleme kutsutud nendes kogukondades. Jeesus ütles, et kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina. Ja ma usun, et seal sünnib lootus ja seal sünnib usk ja seal jääb usk püsima. Ilmutuse raamatus 21, mis lootus on? Ma usun, et see märgib nii mõndagi. Johannes on siis see, kes ilmutuse sai ja ta räägib Jeesusest. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödas. See on see, kui me oleme hästi lähedal Jeesusele ühel päeval. Vaata, ma teen kõik uueks, ütleb ta. Tema ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad, tõelised. See on sündinud, mina olen A ja O, Jeesus on A ja O. Mina annan Janusele ilma tasuta eluvee kallikast. Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks. Selline mees oli nagu Paulus. Ja me võime piiblist lugeda väga palju kirju, mida tema kirjutas. Aga mida ta enda kohta kirjutas, et Jumala armust mulle piisab, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Ma kirjutasin oma kirjas, et meil on vaja Jumala armastust, et armastada teisi. Seda ma olen õppinud. Ma olen õppinud, et usutegusid teha. Mul peab olema need teised inimesed ümber, kelle abil ma õpin Jumalat nõnda tundma, et ma julgen neid teha, nii et mu usk saab suuremaks kui mu hirm. Et teha neid usutegusid, ma lasen lahti nendest hirmudest. Ma lasen lahti nendest arvamustest. Ja ma võtan vastu selle, mida Jumal ütleb, et on tõde. Ja ma otsin seda oma eluga, ise ja nende inimestega, kes minu kõrval on. Ja sellepärast me ei taha teha, et PP on hype koht ainult, vaid me tahame ütelda, et see 6. sessioon, kus hype edasi läheb ja kus need imed sündima hakkavad, kus me otsime Jumalat ja läheme Jumala järel, on see 6. sessioon, mis ma loodan, et on homme. Eestis on üle 500 koguduse, kes sind väga ootavad ja tahavad osa olla sinu elust ja otsida koos seda Jumalat, kellega usutegusid teha, kellega koos särada, kes ootavad sind ja vajavad sind ka, sest me vajame üksteist. Me vajame Jumalat ja me vajame üksteist. Jumal armastab sind. Kas sa oled selleks valmis?